Räägi kohe ära, et muidu ma hakkan neid ükshaaval siin üle kuulama ja kui kuskilt mingi lugu ei klapi, et siis me paneme teid kõiki kinni. Hispaania liiga ja Euroliiga, see nõuab sust ikkagi mingit teistsugust sooritust. See hooaeg on näidanud, et sa oled seal ikkagi mängumeesu täiega sees ja seda nagu kõrvalt ka väga, väga lahe vaadata. Silmad olid natuke märjad, et ikkagi tundsin, et olen hoitud ja olen armastatud. Cut. Täielik katastroof. No nii, tere taas kõigile vaatajatele, kuulajatele. Ma olen tagasi vähemalt natukeseks. Kuna taaskord on kätte jõudnud koondise aken, koondise nädal, siis tänu sellele mul oli võimalus natukeseks kodumaale tulla. Ja mõtlesime, et kasutame seda ära siis ja teeme ühe teile siukse mõnusa eriepisoodi siia vahepeale. Premium maiuspala. Ja siinkohal ma veel tahan igaks juhuks öelda, et ärge muretsege, et uus saatejuht Kurbi ei ole ametit maha pannud, vaid ta on lihtsalt see eriline uus T-särk on pesus praegu ja ma annan talle natuke puhkust, et ta ikkagi juba natuke vanem inimene ka, et kogu aeg ei jaksa siin rühkida niimoodi. Ja kes ei tea veel ja kellel pole, siis seda Kurbi Experience särki saab tellida Kalev Cramo e-poest ning kindlasti minge võtke endale ligi ja kandke igal pool töö juures, mis iganes koosolekutel. Kulub ära. Ja lisaks sellele, et mina sain oma tooli üheks episoodiks tagasi, teeb selle osa veel eriliseks see, et ka meie külaline on koondise kohustuste täitmise ajaks kodumaale lubatud ja selleks on ei keegi muu kui eks-Kalev Cramolane, enim Euroliigas mänge mänginud, see mis kõige tähtsam, minu väga hea sõber Sander Raieste. Tere Gregor, aitäh kutsumast. Jah, tore, et sa siin oled, tore, et sa Eestis oled. Muide, panin seda introt kokku ja siis ma nagu tegelikult teadsin, et sa oled Euroliigas enim mänge mänginud eestlane on ja, aga siis ma küsisin chatilt igaks üks üle, eks? Ja siis chat vastas mulle, et Siim Sander, Vene on enim mänge mänginud, siis ma olin mingi kuule, et anna mulle need andmed tabelid ja siis andis teise vastusena, et sina oled ikkagi kõige rohkem mängija. Küsin, kuule, aga miks sa mulle siis valesti vastasid? Ja väga hea tähelepanek ja ühesõnaga, et kui te midagi chatist otsite, siis tasub üle kontrollida teinekord ka ikkagi. Sa oled meil seal eesotsas. Ja hakkasin kohe uhkustama ka, et mul nii kuuls sõber on, aga noh. Mis sa nüüd? Ma isegi seda mängude arvu võib-olla ei tea, aga pikalt on seal nii pingi peal kui patsil istutud küll, et midagi on aastatega kogunenud küll, et mingid numbrid on kirjas. Mingi 83 vist oli, kui ta nüüd mulle jälle ei valetanud. Aga sa siin suht alles jõudsid ka, kuidas ilm on, kuidas ilm meeldib? Päris, ütleme nii, et esimene õue astumine oli päris keeruline, et ikkagi temperatuuri kukkumine oli päris üürata, et kui ma siin nüüd laupäeval jõudsin, et päev algas 23 kraadiga Mursias ja lõppesin, siis ma ei tea, öösel jõudsin, et miinus 10 juures, et Süke hirm tekkis kohe naha vahel, et kui jope lukku kinni pane, siis ma olen siin haige ka paari päevaga, aga senimaani on okei. Õues on külm, aga toas on soe, eks. Ja radikad peavad soes olema, aga süke miinus 30 kraadi tropp ühe päevaga on muidugi päris muljet avaldav, jah. Aga vähemalt koondise poolt saab soojad riided, on, siis ei ole sellega nagu muret, aga siin praegu tulime üles siia stuudiosse ja siis sa rääkisid ka, et mis sa nüüd oled? Sa ei ole isegi vist, ühesõnaga, sa ei ole kaua Eestis olnud paar päeva, aga sul juba juhtus üks intsident ka, kus siis taksojuht mõtles, et ta on vist Ott Tänak või Roompere ja lõpuks jõudis posti. Jah, et taksojuht, ma ei tea, tühi merepõiestel und täis ja mõtles, et näitab natuke, kuidas Eestis autoga sõidetakse, seal vigurdas seal ühele poole, teisele poole. Ja süke 30 sekundit hiljem me lõpetasime külge ees seal merepõiestel valguspostis seal küljega. Ega ütleme nii, et tõeline Eesti kogemus on mul juba käes siin see talvine, et natuke kõik on nähtud ja kodune tunne on sees juba, nagu polekski ära olnud. No aga hea on see vähemalt, et keegi viga ei saanud. Jah, õnnelik õnnetus, kiirused ei olnud suured, aga jällegi mingid asjad, mida Hispaanias ei juhtu, et ainult Eestis. Jah, selles mõttes küll. Aga rääkisime siin, et head sõbrad ja nii, siis ma hakkasin isegi mõtlema, et kas sa mäletad üldse nagu päris algusest, et kuidas
mis hetkest see meie nagu sõprus või tihedam suhtlus nagu alguse sai, et noh, või mis ajast me nagu rohkem teame, et seda on ikkagi üle 10 aasta juba, aga ma nagu sellist ise nagu päris täpselt nagu seda esimest momenti nagu ei mõelnudki välja, et noh, ilmselt seal kuskil Audentse aegadel, aga nii, ma ei tea, kas sa mäletad täpsemini ka? Jah, ma arvan, et ta sinna jääb, et selles mõttes ma teadsin küll, kes sa oled ja niimoodi, aga meil nagu väga palju kontakti ei olnud omavahel, et mis noorteklassides, kuna ma mängisin vanematega koos, siis ma olin mänginud küll su vastu, aga ega me niimoodi üksteist ei teadnud, ega me neid ühiseid tuttavaid ka ei olnud, et eks ta siis ongi, ma arvan, see minu esimene audiaasta, et sealt ta nagu alguse sai, et siis tekkis nagu see ühtne tutvusringkond ja ma arvan, sealt ta sai alguse, et ma seda päris esimest päeva ei oska paika panna, aga sealt suht kiiresti nagu see asi sai alguse minu arust. Jah, sa tulid Audesse, sa ei tulnud 10-ndasse ju? Või tulid 10-ndasse? Tulin 9-ndasse. Tulid 9-ndasse, ja. Okei. No ja siis sealt, no eks kui juba teed koos trenni ja nii, siis nagu nii lävid rohkem, aga ja meil see kuidagi punt seal tekkis, on ju. Mis see oli? Mina, sina, Viilup, Pajumets ja Lüüs. Kadunud korvpallilootus. Kadunud korvpallilootus, jah. Kõige pikema ülakehaga vend, keda ma näinud olen. Aga jah, see punt, siis me kuidagi seal ikkagi toimetasime usinalt koos nii platsil kui platsiväliselt ka ja neid seiklusi, kogemusi on nagu oma jagu. Küll ja veel. Võib-olla isegi platsiväliselt rohkem kui platsisiseselt. Jah, platsiväliselt tuli ette küll, et mis kõik, esimene asi, ma panin siia selle punktiga kirja, et Bulgaaria trip. Meie jaoks oli see, meie 3 jaoks siis vist on ju. Lüüs oli ka ju aasta noorema. Ühesõnaga, minu Viilupi ja Pajumetsa jaoks oli siuke kooli lõpetamisreis on ju, aga siis nii head sõbrad, et ei saanud teid maha ka jätta ja siis tulite ka meie kooli lõpetamist tähistama ja siis me läksime seal 5 pundiga Bulgaariasse, päris verinoored, sa vist ei olnud veel täis. Ma olingi 17 olin. Ma pidin peale seda, põhimõtteliselt Hispaaniasse minema. Muidugi ma olin käe suutnud kipsi kukkuda mingi nädal aega enne reisi, ma olin seal nädal aega soojas riigis, käsi kipsis, meres ujumas käia ei saanud, kannatasin seal rannaliival, aga ei, jah, kuna alaealisena vist ei saanud reisida niimoodi, siis me pidime veel eraldi notari juures käima ja paberit tegema, et ma ei mäletagi, kuidas see oli, et kas Viilup või Ivalo 1-2 neist oli mul nii-öelda see legal guardian seal kantsi toolt ja pidi seal paberid näitama piiripunktil. Ma seda mäletan jah, et mingi teema oli Viilup terve reis kogu rääkis, et kuule, ma olen su ametlik hooldaja või mitte hooldaja, aga mingi vastutav. Lüüs oli ka just alaealine veel. Aga kuidagi sai läbi ja siis saime teid ka kaasa ja noh, ütleme nädal aega seal oli paras seiklus nagu film, siiamaani on suht hästi meeles seal. No ma näitan, sul oli see käsikipsis, ma mäletan, sul oli vist punast värvi. Mul oli punane kips ja sinna tõmmati, siis mul võeti nagu päris kips ära ja mulle tõmmati see mingi plastik asi sinna ümber, et sellega pidi natuke lihtsam olema. Aga... Ma mäletan hästi, sul oli see punane kips ja siis me seal ikka toimetasime ringi. Essa päev oli see, et me jõudsime natuke varem hotelli enne kui meie, ma ei tea, need toad ja kogu see broneering valmis oli, siis me tiksusime seal basseini ääres ja siis nii kui, ma ei tea, kas mingi ala mingi 3 vaata, vist oli see, et nüüd noh, et saate oma kuradi võtmeid ja asjad kätte, siis 3 me läksime sinna receptionisse, võtsime kohe need käepaelad, all inclusive need, vaata Essa asjana enne tuppa need, võtsid sealt baarist veel mingi jube neoonkollase joogi ka, mingi screwdriver ja lõpuks sai nii, et reisi lõpuks hambad valutsid, sest olid seda suhkrust jookid. Siirupit lihtsalt joonud, õudne. Lõpuks oli veel see, et mis me olime ise seal baarileti taga, see kuradi töötaja oli sealt läinud ja aga jaa, sul käsi oli kipsis ja siis suht alguses veel juhtus ju see viperus, et sul kadus telefon ära. See oligi esimene või teine päev, et noh, siiamaani lõpuks ei tea, kuhugi ta jalutama läks, et üritasime küll seda otsida, aga noh, suht lootusetud oli, ehk siis ma olin nädal aega seal ilma telefonita. Ja muidugi me üritasime ju seal mingi avalduse ka politseisse sisse panna, et lõpuks mingi kindlustus või midagi seal korvaks ja see oli ka jälle omaette kogemus seal, et me ju istusime tegelikult päris pikalt seal kuskil mingi politseijaoskonna ees. Järgmine päev läksime, jah? Keegi ju mingit keelt ei oska ja see oli
korralik krempel see kõik ja lõpuks ma sain sinna mingile jutule, mind viidi täiesti mingisse ülekuulamisruumi. Ja kuna teised ootasid kõik mind seal samal ajal, siis leitigi mingi üks inimene, kes seal inglise keelt rääkis ja põhimõtteliselt mind hakati kohe süüdistama, et keegi mu kinnisvarapettus või? Et see kindlustuspettus, et keegi su sõpradest on selle ära viinud. Et räägi kohe ära, et muidu ma hakkan neid ükshaaval siin üle kuulama ja kui kuskilt mingi lugu ei klapi, et siis me paneme teid kõiki kinni. Et normaalne. See tõmbas naha päris valgeks, aga ikkagi ma jäin oma jutule kindlaks ja lõpuks mulle sealt anti mingi paber, et pidin mingit riigilõivu maksma ja siis, mis see avaldus läks läbi või ma isegi ei tea lõpuks, aga ma vist isegi ei leidnud seda kohta üles, kuhu seda riigilõivu pidi maksma, et ta vist lõpuks sinna paika jäigi, et midagi tagasi ei saanud. Jah, et see oli, me olime seal kokku, ma arvan, mingi 3-4 tundi, et oi, me olime ikka oma jagu, ma mäletan ja, et me läksime kõik koos sinna, siis politseijaoskond oli mingi suhteliselt veidras kohas ja siis seal politseijaoskond ees oli mingi 4 pargipinki, siis me istusime seal ja siis noor Sander viidi sinna politseijaoskonda, nagu tema oleks süüdi telefon on kaduma. See oli ikka korralik nõukaaegne ehitis ka, et see oli päris hirmus, seal lakendi ees olid trellid asjad, ma olin mingi hetk mõtlesin, et kurat, et see võib-olla minu reis lõpeb siin praegu. Sa ei olnud veel täisealine ka, et jumal teab, vaata, mis tehakse. Ma mäletan, et seal politseiasud olid ka need laadad, see oli ikka nagu siuke normaalne kultuurikas ja no eks seal ütleme, juhtus veel ja siuke, ma ei tea, Bulgaaria, siis võib-olla siuke ehitus kvaliteet ei olnud ka nüüd kõige parem, sest et hotellis oli see, et ma ei mäleta, kes see ma olin Lüüsiga toas ja minu ja Lüüsi toa uksele, ma ei mäleta, kes see koputas toa uksele niimoodi, et see ripplagi, mis seal ees oli, kukkus lihtsalt sisse, mingi pool korrust lage rippus lihtsalt, see nagu oleks kuradi Call of Duty mingi mäpp, aga au hotelli töötajatele, siis mingi paari tunni pärast oli kõik nagu polekski juhtunud midagi. Ei ja ma veel kartsin, et keegi hakkab meile mingit arvet esitama, mis iganes, aga mul äkki siis see ei olnud nagu esmakordne juhus ja nad nagu olid mingi... See oli jah mingi lõks, et tegelikult juhtus seal nii palju veel, et ju võtsime rendika ka, et vist seal pealinnas käia ja käisime ära ja tegime siukse päevase reisi ja jõudsime lõpuks õhtul hotelli tagasi ja parkisime auto ära sinna hotelli juurde. Läksime vist hotelli kõik tagasi juba ja siis ma ei mäleta, et kellelgi jäi midagi autosse. Umbes hiljem, mida iganes. Mindi siis autosse, ma ei tea, mingi aja pärast äkki oli Ivalo või keegi. Mina läksin Ivaloga läksite, et tulite tagasi, et kuulge, et autot ei ole. Ei, see oli nii haige, saad aru, me läksime nagu vaatame sinna, et parkisime auto siia, ei ole. Siis korra mõtlesime, et okei, et äkki mingi teine tänav, mis iganes. Ja no ei ole lihtsalt. Ja see ei olnud mingi, see ei olnud mingi paar tundi hiljem. See oli reaalselt mingi minutid ja see ei olnud nagu mingi väike auto, see oli mingi siuke peaaegu minibussid, mingi Opel Zafira oli. Ja pooled autot lihtsalt. Ja no sa oled mingi, mis ma 18-19, mingi esimest korda rentida auto, vaata. Ja siis autot pole, kõiki mõtted käisid peast läbi, et nagu mis nüüd, vaata, et kes selle auto kinni maksab või mis toimub ja siis me seal hakkasime möllama, mingi küsisime tänavalt inimest, et kuule, kas te olete näinud, vaata, et kus see auto on. Siis mingi vend kuradi, mingi kebabiputkast mingi töötaja ütles, kuule, et jaa, et see umbes mingi vigas inglise keeles, vaata, et see viidi ära. Mingi, mis asja, kuhu on ja. Ja siis tuli välja, et teised olete ära, siis me hakkasime otsima, kuhu teised olete, jooksime mingi hotellis küsisime, et kuhu autos üldse viiakse ja nii ja naa. Ja siis lõpuks saime selle koha ja siis see oli üks minu meelest päev, kus ainult vihma sadas. See oligi nagu reaalselt nädala jooksul ainuke kord, kui vihma sadas ja niimoodi hakkas kallama äkki. Reaalselt nagu bussnuge tuli ja siis me jooksime läbi selle kuradi Kuurot linna seal mingi sinna inbound lotti, vaata, kus need ära olid viidud ja näeme meie Opelikke seisab seal on ja. Aga selleks me lõpuks ei saanudki teada, miks ära viidi, sellepärast, et seal tänavaid teised autod ka nagu. Mis keegi mingi ala hotellist, ma ei tea, kuidagi üldse võib-olla turistidele vahepeal tehakse. No me mingid noored nagad. See oli kindlalt mingi turistikast tehti meile ära. Mingid noored nagad ka, vaata, ja siis ega meil seal raha palju üle ka ei olnud ja siis ma ei mäleta, mis me maksime mingi, pakuks mingi 75 €, no mis ei tundu palju. Mingi hullult palju, aga... Maksime sellele vennale seal putkas 75 € lihtsalt, mitte mingi paberit, midagi ei andnud, vend läks keeras selle kuradi tõkkes kinga ära sealt ja sõitsime minema, vaata. Lihtsalt unofficial tehti ära, saadi 75 € jälle, aga noh, lõpuks saime auto taga, see oli süüke kergendus lihtsalt. See oli ja veits sest juba, et see auto saada oli mingi hull teema, sest seal oli vist, et mingi teatud aeg pidid load olema, ma ei mäleta. Kellelgi ei olnud, sul olid vist lõpuks kõige pikemalt või mingi süüke teema oli, et mingi kuidagi jah, ma mäletan, ma sõitsin vähemalt. Saime selle. Ja ühesõnaga lõpp ja kõik ja sellega. No. Ja ka selle
mõtlesin veel nende lugude peale ja nii ja siis mul tuli meelde, ma olin esimest aastat koondises ja siis noh, tead Tiidu ajal ma olin esimest suve koondises ja siis te olite Pärnus, oli mingi 2-päevane üritus, noh, nagu ikka. Ja siis te olite Pärnus ja mul oli koondise trenn, et ma esimene päev ei saanud tulla kuidagi ja siis mul teise päeva hommikul oli trenn, aga ma tahtsin ikkagi täiega Pärnust tulla ja siis mäletad, sõitsite Ivaloga mulle järgi või? Siis tulime Ivalo selle Peugeot'ga, mis oli tegelikult 2-kohaline. Taga oli see kuut. Tulime Tallinnasse järgi. Panime kõik, mina olin mis kuudis seal lõpuks, kuna ma olin kõige noorem ja üks meist oli. Ei, minu meelest oli nii, et äkki ühtepidi sõitus oli üks ja teine pidi teine. Minu meelest Pärnusse minna sai mina äkki taha. Ja sa olid kuudis, siis me tõmbasime sinna veel mingi teki sulle peale, kui me Pärnusse jõudsime, sest keegi teine vist ei teadnud, et sa tulemas olid, siis me tahtsime üllatuse teha. Ja. Ei, no see oligi nii, et Kalevallis mu trenn lõppes ja siis tõmbasite otse selle Peugeot'ga sinna Kalevalli ette, viskasin oma koti ja ennast sinna taha pagassi. No see oli see väike Peugeot ka, aga seal pagassis oli niimoodi mõnusalt pikutasin. Võtsin mingi ballooni ligi ja... Ma mõtlengi lõpuks, no neid lugusid oli palju, et alati kellelegi kuhugi mindi järgi, et selles mõttes mul alati oli nagu vedanud ka, et ma oleti kõige noorem, aga no oligi sina, Viilup alati nagu kandsid toolt, et mul teadsite vanemaid ka oli alati usaldus, kõik oli nagu ausalt ära tehtud ja keegi nagu pahandustesse ei sattunud kunagi, et selles mõttes oligi, et punt oli nagu, noh, siiamaani on, et sellised väga siduvad sündmused ja asjad, et... Ja ma ongi noh, et see, et kuidagi pahandusi sai tehtud, aga nagu mitte nagu selliseid, noh, ütleme siis väga halbu pahandusi vaata. Noorte värk on ja siis täpselt oligi see, et see kuidagi lõppude lõpuks vanemad teadsid ka kõik üksteist vaata, et see meil kuidagi... Meil visad teavad üksteist. Ja ongi hästi, et sul on, ma räägin, et ongi hästi tore, ma panin siia hästi, sul on hästi tore ja toetav perekond ka, sest et no mul on endal veel lisaks kogemusi, siis ma olen 2 korda käinud Viimsis, vaata Opil ja siis sul EMPS töötab seal Viimsi haiglas ja siis pärast Opi nagu noh, tuuakse jäätist, mis iganes veits, vaata veresuhkurt. Aga siis ma sain mõlemad korrad sain seal ekstra jäätist ja mind poputati seal ja ärgati, siis öeldi kohe, et Liina tervitab. Siis ma tundsin ennast kohe nagu kodus, ega haiglas nagu niisa väga mugav olla ei ole. Vaata. No, mul ju vanemad alati ütlevad ka, et noh, nagu oma pojad kõik, et isegi kui mind ei ole, et kõik on alati Viimsisse vanemate juurde küll oodatud ja seltsi alati, et see mõttes ongi nagu hästi tore, et meil see punt üleüldse on nagu niimoodi vastu pidanud ja siiamaani noh, et hästi mingil määral juba nagu perekondlik värk see kõik, et... No ongi jah, sest et noh, üks asi, mis ma arvan näitab, et me nagu noh, kuidagi, mis mulle meeldib, et see sõprus on nagu püsinud isegi nii, et noh, me kõik ikka lähevad vaata veits oma teed on ja sa mängid Hispaanias, ma olen mänginud ka siin-seal ja et noh, sa ei saa enam igapäevaselt nii palju koos aega veeta, nagu sa, ma ei tea, kooli ajal olidki kogu aeg koos, et noh, siis oledki sõber. Aga noh, praegu nagu ikkagi see on selles mõttes jäänud, et kui lõpuks kõik on ühes kohas koos, siis noh, see, ütleme, see vibe ja olek on ikka samasugune ja kõik, ütleme, teed samu lollusi ja see tunnetuslikult see olemine on väga mõnus ja no, ongi see perekond on kasvanud nii suureks, et noh, kui me võtame kas või Lüüsi on ja Karl Joosepi, siis vaata, kui vastuvõtlikult alati iga suvi tema vanemad meid Muhku ootavad, et see Muhu on ka saanud nagu selliseks, ütleme, pärast hooaja, kõigil saavad hooajad läbi, ütleme, me, kes veel mängime ja siis siuke suve esimene, teine siuke koos olemine ongi nagu Muhus, sõidad sinna Muhu saarele, et Lüüsi vanematel on seal väga vahva koht ja suur tänu neile ka, et nad lubavad meil seal olla ja siis seal toimub jälle siuke nagu ühinemine ja ongi, et noh, tema vanemad on ka ja kõik ongi nagu suur pere, ei ole sellist nagu imelikku vaibi, vaid... Ja hästi nagu mõnus, et lõpuks kõik on kuidagi mingit pidi seotud, ka kõik teavad üksteist, noh, tegelikult ju minu väikevend ja Lüüsi väikevend olid klassivennad, et see need kontakte on nagu igatepidi, et hästi tore on jah, et mingid siuksed väiksemad traditsioonid ja koosolemised ja asjad on kõik jäänud, et tegelikult see taustajõud ja kõik või no lihtsalt see, et on see, mida peale nagu on, mida peale pikka hooaega oodata ja selles mõttes see on ka tegelikult mingil määral see edasiviiv jõud, et kui on raskemad hetked seal hooaja keskel ja et ikkagi seda tuge ja seda toetust ja seda ühtsust nagu tuleb nii palju siit Eestist ja igalt poolt mujalt, et ikkagi me hoiame kõik üksteisel silma peale ja oleme kursis oma asjadega ja et see on selles mõttes nagu hästi tore, et see on, et mis oli nagu üks hirm ka nagu välismaale minnes, et lähed nii kaugele ära ja teised nagu mingil määral elavad edasi, et äkki elu läheb nagu mööda mingil määral, aga ei, et alati on nagu meeles peetud ja hästi hoitud, et selles mõttes jah, et selle lähiringkonnaga on igatepidi tegelikult hästi vedanud.
ja ma olen täiega nõus ja ongi see, et mingi hetk juba see suvi, kevad hakkab lähema ja sa ootad ka, et noh, et saaks seal Muhus ühe korra ära käidud, vaata, lähed sinna kuidagi siis lülitada ülejääst maailmast ennast välja mingi paariks päevaks, seda on nagu hästi sihuke mõnus koht, kus laadida ja oledki lihtsalt sõpradega. Tihti on ju seal see, et vaata, sa lähed sinu sinna. Sünnipäev juhtub ka tavaliselt sinna, tavaliselt kogu aeg saab parem läbi. Kuhugi sinna kanti mul see sünnipäev jääb ka alati ja siis ongi sihuke mitme asja koos tähistama, lõpp kõik saad kokku, minu sünnipäev, mis iganes ja siis ei ole harv juhus, kui nii, et sa lähed muhku on ja siis sa kaotadki põhimõtteliselt telefoni paariks päevaks ära, vaata. Ei ole täiesti tsivilisatsioonist täiesti väljas ja ongi sihuke nagu mõnus no sa ei muretse nagu, sa ei muretse muud asjad. Lihtsalt looduses olla ja selleks ajaks on nagu Eestis ka ilmad nagu natuke rõõmsamad ja lihtsalt nagu hea saunas käia ja grilli teha ja kõik see, mida nagu välismaal olles, noh, ma arvan, sa tunned samamoodi nüüd puudust mingitest saunadest ja mingitest asjadest. Lihtsad asjad nagu. Väiksed asjad, millega sa oled nagu üles kasvanud, et siis ongi nagu niisugune reintegratsioon Eesti kultuuri kergelt, et saad kohe selle suve nagu pauguga alustatud ja siis ongi kuidagi seal suudad olla nagu hetkes ka rohkem. Sa juba rääksid ka sellest, et noh, et alguses vaata, sa läksid tegelikult, kui vana sa olid, kui sa läksid? Ma olin 17, tegelikult me läksime samal ajal, läksime Hispaaniasse ju. Sa läksid ju Eidasse samal ajal ei läinud või? See oli minu esimene aasta. Ja sa läksid ka. Jaa, aga see oli vaata nii, see nii, et sa läksid lihtsalt juba varem suvel natuke. Ma vist läksin oktoobris suht vara. Ma ei teadnud, kuidagi, et ma ei teadnud veel, et ma lähen too hetk, sest mul tuli see vaata nii järsku. Aga lõppkokkuvõttes me läksime suht samal ajal, aga ja siis noh, siia vahel veel räägin, et me tegime sulle selle äramineku kingituse ka ja ürituse suure, et meil see hetk oli see tulnuka lühifilm siis väga teemas meie seltskonnas ja siis me otsustasime teha Sandrile kingituse äramineku puhul, kus me ise filmisime tulnuka, saime isegi selle režissööri selle Merivoo kokku. Ja siis käisime seal originaalsauna juures, ühesõnaga panustasime nii palju, kui saime ja ühe päevaga filmisime see asja purki ja siis ma jätan Ivalo monteeris seda veel mingi terve öö, sest meil oli suht ruttu vaja valmis saada. See mõttes see oli tõesti, ma ei teadnud sellest mitte midagi, ei sellest üllatuspeost, ei sellest filmist mitte midagi, et kui mingi hetk tuligi see, et oli aeg maha istuda ja filmi vaadata, et okei, mingi hulk inimesi oli kohale tulnud, aga seal videos oli nagu veel hästi palju inimesi, kes sel hetkel kohale ei saanud tulla, et see oli tõesti jälle sükene süda oli tilkus verd ja silmad olid natuke märjad, et ikkagi tundsin, et olen hoitud ja olen armastatud ja et pole see välismaale minek midagi, et küll mind ära oodatakse ja avasüli vastu võetakse, et aga see oli tõesti lahe. Sa oskad sellest täpsemini rääkida, et seal oli tõesti paari päevaga panite kokku selle tegelikult. Ei, see oli mingi kolmapäeva hommik, me hakkasime filmima ja siis õhtul pimedas lõpetasime, panime nagu ühe päevaga tegime ära, aga me sõitsime nagu ringi vaata, sest saun ei ole Tallinnas ja nii, et me ikkagi nagu full võttepäev oli. Aga kõik olid nagu nii aktsioonis ja see oli nagu selles mõttes põnev, et kõik tegid seda hea meelega ja oligi lõpus kasutasime selleks kuradi autos kasutasime mingi klassivenna autot ja nagu kuidagi sihuke hästi kiiresti pandi lahe asi kokku, et see video on siiamaani olemas privaatse YouTube'i lingina, et mul just väike vend üks päev mingi nädal aega tagasi või paar nädalat tagasi kirjutas mulle, kuule, et saada oma see tulnuka video, siis ma mingi otsisin arhiivides seal üles ja vahepeal ikka vaatad. Vaatamata sellele, et on privaatvideo, sinna on päris palju vaatamisi aastatega, et sellest on nüüd juba oma 10 aastat möödas, aga siis ikkagi kaevatakse üles mingi korra aastas kuskil ja kui meelde tuleb ja kas ongi, et kui kellel linki pole, siis tuleb jälle sinna grupi chati tuleb see, et kuule, kellel linki on. Aga see on siuke hea meenutus, nostalgia, ma olen ikkagi vahepeal aastas korra kuidagi vaatad ikka kuidagi nii, et see on, kuidas sul sellega on, et sa oled nüüd nagu nii kaua ära olnud, et sa oled ilmselt selle äraolekuga nagu täiesti harjunud ka, on ju. Aga ma siin nüüd läksin ka uuesti välismaale mängima, mis ma olin seal pea 2 kuud olin ära ja siis ühesõnaga see tunne Eestisse maandudes minu jaoks on ikkagi tunned, et Eesti on kodu või kuidagi see soe tunne tuleb sisse. Kuidas sul on? Sa nagu tegelikult viimase 10 aasta jooksul ilmselt ajaliselt rohkem oledki elanud ju Hispaanias. Jah, ma põhimõtteliselt oma täiskasvanu elu olen elanud ju kõik Hispaanias, et mis me siin suvel paar kuud saan kodus käia iga aasta, aga ei, Eesti on nagu ikka kodu, et ma olen küll seal nii-öelda Hispaania ühiskonda integreerunud ja räägin keelt ja olen nagu seal kohalik resident põhimõtteliselt, aga ma ei tea,
süda kuulub nagu siia ja juured on nagu nii sügavalt siin Eestis maa sees, et ikkagi ma ei tea, siiamaani tunnen, et vaatamata sellele, et ma nii korvpalli mõistes kui mõndade silmis ka juba nii-öelda niisama inimesena olen seal hispaanlane, siis ma tunnen ennast ikkagi eestlasena ja ma näen, et ka Eesti võiks tulevikus olla mu kodu, et kuigi mul Hispaanias ka meeldib, et mingi jagamine tuleb seal teha, aga Eesti on ja jääb, ma arvan, kindlasti koduks mul. Ja ma arvan, mul ka nagu vaata vahepeal ongi hea või on tore nagu ära käia ka, aga kuidagi lõppkokkuvõttes ma arvan ka, et mind ikkagi tõmbab nagu tagasi või midagi sellist kuidagi rohkemat hoiab siin, mida sa isegi ei oska niimoodi kirjeldada, eks see ongi siuke. Ma arvan, sa said seal tunnet ka ikkagi selle 2 kuuga juba, sa hakkad mingitest väikestest asjadest nagu puudust tundma ja mingid kerged ühiskonnalised eripärad ja et ikkagi mingi igatsus tekib ja hästi tihtipeale on siuksed asjad, mille peale sa nagu ise ei mõtlegi, vaata. No täpselt, kusjuures, kui sa ütlesid nii, et mingid väiksed asjad on ju, et ma ütlen, mul tegelikult seal Dijonis praegu eluolu täiesti jumala okei on ju, korter, kõik linn on üllatavalt nagu hea, kõik nii, aga sa oledki nagu nii väikse peale nii harjunud mingite asjadega või nüüd ma siin ikka viimased aasta Eestis ka olnud, näiteks siuke asi, ma ei tea, kuidas seal Hispaanias praegu on, aga vaata Eestis ma olen juba nii harjunud, igas poes käid nii, et mul on iga poe äpp, lähen poodi, siis piiks asjad kotti ja minema, vaata. Nüüd läksin Prantsusmaale, siis käis mõnes suuremas poes on ka see selvesüsteem justkui nagu. Keegi väga ei kasuta seda ja enamus poodis ikkagi ei ole. Ja siis ostad seal oma asjad ära on ja siis vaatad kassad ja järjekord, mis asi see on nagu. Ja siis see on nii veider, kuidas mind on nagu nii hakanud häirima, et see on nagu nii ebavajalik ajakulu mu päevast. Ja poes käik on nagu nii palju pikem, kui ta võiks olla. Reaalselt. Hispaanias on küll, aga seal on see iseteenindus, see on pigem see, et kui sa ise piiksutad läbi nädala lõpus, et sa see nii-öelda ostmise ajal ei saa seal väga piiksutada, aga see on ikkagi tõeline ajakulu ja seal, mis ma olen märganud, et ikkagi ostetakse nagu ohtrates kogustes kogu aeg asju, et seda teedki nädalaks, ostad oma asjad ära ja käidki võib-olla korra nädala poes, aga vahet pole, mis kell sa poodi lähed, see ikka on sama palju inimesi. Reaalselt. Täpselt sama see, et nagu ma olen käinud, ma ei tea, hommikul, lõunal, pärastlõunal, õhtul on ja vahet ei ole, parkla on täis, toidupoes inimesi ja kõikidel on korvid täis nagu, et see on väga huvitav ja siis seitsadki seal kuradi, ise ostad mingi, oled harjunud, et käid umbes iga päev üle päeviti, vaata, ei viitsi mingi nipet-näpet, mida vaja on. Võtad mingi 5 asja, siis passin see 20 mintsi, ootan, kuni need õnnad oma asjad saad läbi lastud, aga nii on, et ongi täpselt siuksed väiksed. Ma ei tea, teil on pühapäeviti poed kinni ka või? Kusjuures kuni 12 lõunal on lahti. Hispaanias, isegi nüüd, kui ma olen suuremas linnas, siis põhimõtteliselt ma ütleks 90% poodidest on ikkagi kinni, et sa peadki need mingid nurgapoed üles leidma, kus hinnad on poole kallimad, kuna nad ikkagi on pühapäeval lahti, niikuinii kuskilt mujalt ei saa, siis kasutatakse ära, vaata. Sellega tuleb seal ka veits äärest, et pühapäev on ikkagi, linnas jalutad, vaata, siis pühapäev on ikkagi pigem surnud, kõik on kuskil kodus teki all või ma ei tea isegi, mis nad teevad, aga väga rahvast nagu ei ole. Aga kuidas sulle selle muidu siukse asjaga nagu FOMO lood on, sest et mul endal nagu pigem nagu on, eks ta on mul väiksemaks läinud, kindlasti et nüüd on nagu rohkem savi mingitest asjadest, aga ma arvan just nooremana ja sa oskad ka juba rääkida, vaata kui ära läksid, siis hakkasid nagu... Esimesed, eriti noorena 17 sealt ära minna, esimesed aastad olid nagu eriti rasked, et see oligi kõik ju need sünnipäevad, kõik jõulud, aastavahetused, esimene aasta ma veel sain jõulude ajal kodus käia, kuna meil oli veel see BSBC turniir, siis tekkis mingi pikem paus sinna sisse, aga need järgmised 2 aastat, kui ma seda 3. liigat mängisin, siis mingit pausi ei olnud, et ikkagi suhteliselt keeruline oli vaadata kõik need jõulud, aastavahetused, sünnipäevad, kõik muud nagu tähtpäevad, et mingil määral oli küll. Noorena tundub kõik palju hullem ka, eriti kui sa oled seal mingi pubekea lõpus, siis mõtledki, et nüüd on elu läbi ja kõigist jääd ilma ja keegi sind enam kunagi ei kutsugi kuhugi, kuna sa käia ei saa kuskil, aga eks aastatega on hästi palju paremaks läinud, et kuna kõik sõbrad ja tuttavad on vanemaks saanud, ehk siis on võimalus ka nagu külas käia, et kõik need ju koolikohustused ja need on nagu nii olid läbi. Nüüd on küll kõigil muud vanemate kohustused asjad, aga ikkagi leitakse aega, käiakse külas ja eks lõpuks suureks saades saad aru ka, et see ei ole ikkagi maailma lõpp, et kui sa ei saa aastavahetusel sõpradega kuskil krautamas käia, et elus on natuke muud ka, et need prioriteedid ja asjad muutuvad kindlasti, aga kindlasti esimesed aastad oli ikka väga-väga raske, et eriti see sotsiaalmeedia ajastu, et sa vaatad jälle, ärkad hommikul üles, siis Snapchat oli suur teema, et
vaatad seal jälle, kuidas kõik huugavad kuskil ja sina lähed hommikul hispaania keele tundi või kuhu iganes, et algus oli kindlasti raske, aga sellega harjub ikkagi ära, et. Jah, no saad vanemaks, saad, on ju kogenumaks, mis iganes ja täpselt nagu ütlesid, et sa natuke väärtustad asju ümber ja saad nagu aru, mis olukorras sa oled ja kõik see on ju, et see ei, aga noorena täpselt on siuke hilispubeka aeg, vaata, mõtled maailmal läbi. Kõik, ühesõnaga kõik asjad olid maailma lõpp seal. Ja. Aga nüüd ongi täpselt see, et mõnes mõttes on vaata nagu loogiline, et siuke ringkond, kellega sa rohkem suhtled inimesi, et ta tõmbabki vaata koomale kitsamaks, et sul jäävad need, kellega sa nagu reaalselt, ma ei tea, aastate pikkune suhe on ja nii, aga et need ei kao nagu kuskile ja siis kui ongi normaalne või saadki hiljem kokku pärast hooaega nii, et siis need korrad on nagu ikka toredad ja annavad sama palju, et sa ei muretse, et iga nädalavahetus ei saagi, et eks kõigil on nagu oma elu juurde tekkinud, on ju. Kooli ajal ei olnudki muud elu põhimõtteliselt, oligi kool ja sõbrad, et selles mõttes on tavaline ja mul on nagu see ka, et pigem nagu sotsiaalne ei meeldib käia, aga mingi hetk saab see sotsiaalne aku tühjaks nagu. Patarei on tühi, jah. Et vaata, ma arvan, sul ka suviti, vaata, kui suvel oled siin, tuled siia üle pika aja, siis ikka kuidagi käid teed võib-olla veits rohkem. Jah, siis ikkagi tunned, et sa pead mingi kaotatud aja veits nagu tasa tegema, et nüüd sul ei ole ühtegi vabandust, et sa saad näha ja käia ja kõik, keda sa näinud ei ole, et saad kõik läbi käia niimoodi vaikselt, et mingi hetk jah, tundub küll siuke üleküllus, tundub, et kogu aeg nagu teed midagi ja aga ei, pigem on tore, pigem on ikkagi tore alati kodus käia, et isegi praegu need koondise aknad, et hea on koduseid näha, hea on sõpru näha, et kõik mingil määral ikkagi kõik see korvpalliringkond ja ka selle korvpalliväline, et ikkagi näed igal pool mingit tuttavat, vahet pole, et kas käid niisama toidupoes või käid kus iganes, et ikkagi mingil määral on kuskil tuttavaid ja saad juttu rääkida ja saad seal muljetada ja jäppida, nagu noored ütlevad, et kogu aeg on keegi, on kellega rääkida, et on ikkagi tore ja jah, saad veits selle eesti keelt praktiseerida, siis lähed tagasi, siis teed nii-öelda tööd edasi kuni, aga vaata tegelikult nüüd nagu sa ei ole enam Euroliiga satsis on ju, novembris sa ei käinud, sest et mingid väiksed tervisemuredeks, aga ma ütleks vähemalt nagu enda vaatenurgast selle, et need hooajasisesed koondise aknad on nagu pigem hea, sellepärast et esiteks sa oled nagu vormis on ju, teiseks sa ei peagi mingi ülipikka treeningtsüklit tegema sinna, sest tavaliselt nad on ikka nagu rasked on ju, ja sa saad ka mingisuguse kerge vahelduse või kerge keskkonnalülituse teha nagu keset hooaega, sest ta jagab selle hooaja kuidagi juppideks on ju, et nüüd on see veebruari aken, tuled jälle kokku, sest et siin alati, kui me saame kokku, see klapp nagu on kuttidega nii hea, et siin sa ei tunne, et sa teed nagu tööd, vaata. Sest vahepeal, ütleme muus keskkonnas või klubi juures igapäevas, see ikka muutub nii rutiiniks, teed nagu tööd, siin sa tuled, on ka tähtsad mängud ja pingekoormus suur, aga ikkagi see keskkond on nagu siuke meeldiv, et ta pakub lisaks, siis ei tundu hooaeg nii pikk vähemalt minu jaoks. Ta jagab ilusasti ära, pluss meil see punt on nagu nii tuus ja kõik on see vanuse vahe nagu üleüldse kõikide vahel on nagu suht väike, et see seltskond, mis nagu on tekkinud, et kõik on nagu põhimõtteliselt titest saati praegu mingil määral üksteise vastu mänginud, üksteisega koos noortekoondised, mida iganes, et okei, jah, Vene ja Joss on siin vanemad, kellel tuleb silma peal hoida, et nad jaksaksid veel noortega nagu võidu joosta, aga muidu on jah, selles mõttes punt üleüldiselt on kõva staff, kõik nagu, et hästi ühtne nagu siukene ühtne hingamine ja väga perekondlik värk, et siukene hästi riietusruumis on kõik nagu hästi vabas võtmes ja et ikkagi okei, platsil käib töö ja selles mõttes teame, mille nimel me nagu kokku tuleme alati, aga selles mõttes üleüldiselt need vabad hetked on selles mõttes hästi lõbusad, kas või need reisid hotellides või mida iganes, et alati mingi kaardimäng kuskil käib ja midagi nagu toimub, et ta on hästi mõnus jah, täielik rutiinimuutus ja lihtsalt on see juba, et saad riietusruumis eesti keelt rääkida ja et treeningtöö on eesti keeles ja kõik see on nagu muudab nii-öelda selle kuidagi ära kõik, et no sa ei võta seda nagu otsast kui mingit suurt kohustust, vaata. Jah, tore on käia, see ongi siukene auasi ja üleüldse siukene, et enamasti kõik ikkagi tulevad hea meelega, vaata, et see näitab ikkagi midagi, et
et auasi on esindada Eestit, samas sa tead, et kui sa tuled siia nagu on ju, siis noh, saab kõvasti naerda, on ju, saab kõvasti pulli peale selle, et sa pead nagu tõsiselt tööd ka tegema, aga siis ongi see keskkond on seda nagu soosiv. Eriti kui nüüd inimestel läheb korda, saalid on vaata alati täis olnud kõik viimased kodumängud, et on välja müüdud, et selles mõttes on näha, et noh, asi liigub õiges suunas igal tasemel. Jah, aga kui sa, noh, siuke tiibim küsimus, siis kas sa seal Hispaanias, noh, sa ikkagi mitu aastat sa oled olnud nüüd omajagu? 9-10 jah, et aasta olin Graamos, et see oligi see ainuke vahepeatus, kus ma olen kuskil mujal mänginud, et muidu ikkagi Hispaanias. Vahepeal tunned nagu üksilduse tunnet ka või siis see nagu ütleme Hispaania elukeskkond on nii koduseks saanud, et nagu niimoodi otseselt seda ei ole? Mitte eks neid raskeid hetki tuleb ikka ette, aga suures plaanis ma olen nagu selle elu ja kõik sellega nagu niivõrd palju ära harjunud ja ikkagi noh, nii Baskoonias kui nüüd Murcias tegelikult meil on siuke seltskond, et ju tegelikult kohalikke on minimaalselt, noh, meil on 2 hispaanlast jälle, ehk siis see tähendab, et kõik ülejäänud on välismaalased. Ja eks need on ka kõik seal noh, mingil määral oma pead või siis kas lihtsalt pruudiga, et siukest nii-öelda väljaspool platsi hängimist tuleb suht palju, et me siukse poole satsiga ma elan nagu suht samas piirkonnas ka, et seal me oleme kõik nagu jalutuskäigu kaugusel, et vahel ongi istun maha Euroliigat vaatama, kuhugi sööma, noh, mida iganes, et õnneks seda üksildust on aina vähem ja vähem olnud, et võib-olla seal nooremana oligi see nagu kõige raskem aeg, et siuksed mingil määral, noh, ikkagi inimeseks saamisel tähtsad aastad vaata ja elad kõike natuke rohkem läbi, aga nüüd jah, ära harjunud ja ikkagi noh, käib selle sportlaskarjääri juurde ja lõpuks ka, kui on vaja kellegagi rääkida, siis kõik on ju ühe sõnumi, ühe kõne kaugusel, et ikkagi ju suhteliselt tihti suhtlen hästi paljudega kodustega ja ka teiste korvpalliinimestega, noh, eriti sinu ja siis näiteks Kullamäega, Kristjaniga korvpallimaastikut kõige rohkem ja noh, Trell on ka nüüd ju Hispaanias ja me nüüd siin Valencias saime ka istuda mingi peaaegu 2 tundi seal hotellis enne karikat ja et ikkagi seltskonda leiab alati, et tulebki lihtsalt ise olla avatum, et võib-olla ma siin esimesed nooremad aastad olin ka natuke kinnisem inimene ja natuke pavistasin rohkem uutes seltskondades, aga nüüd on kindlasti nagu asi paremaks teinud. Ma ei tea, kuidas sa nüüd tunned seal 2 kuud Prantsusmaal, ma ei tea. Eks noh, selles mõttes mul on nagu elukaaslane ka seal on ju, et siis see juba ütleme sellist nagu puht üksilduse tunnet võtab nagu ära on ju koer ka, et ta ikkagi loob sellise võimalikult koduse keskkonna, noh nii koduseks, kui sa saad seda keskkonna teha, ütleme siis väljaspool Eestit olles, eks. Aga noh, ümberringi on ikka kõik siuke teistsugune ja uus ja aga noh, nagu sa ütlesid, et tegelikult võibki olla see, et kui sa hakkad nagu kuidagi ebamugavalt tundma ennast, et siis sa tõmbud rohkem endasse on ju. Aga teinekord peadki proovima võib-olla olla avatud ja nii edasi, et ise ka neid mingi connection'id looma ja nii, et noh, mingisuguseid tegevusi tekitama endale, et sa ei saaks kogu aeg mõelda selle peale, et ma ei tea, et sa oled nüüd eemal või see teine kolmas on nagu raske, sellepärast et noh, neid raskeid hetki ju tuleb nagunii ja võib-olla isegi iganädalaselt mingisugune, sest et noh, inimesed ju näevad, ütleme, fännid näevad sind ainult seal mängus ja see on mingi 10, kui mitte vähem protsenti kogu sellest igapäevast, mis sa teed. Noh, sinna vahele jäävadki, ma ei tea, rasked trennid, mis me seal, ütleme, saame veel karistada ja jookseme joonejooksu, et kõik see tuleb ka siis üle elada selle jaoks, et sa siis lõpuks jooksid sinna mängule ja siis sa pead nagu performima. Ja siis ju lõpuks ju korvpallurina hästi palju, sa oled täpselt nii hea, kui su viimane mäng ja üleüldse ma arvan kõikide sportlaste see mingil määral see enesehinnang on ka hästi palju nagu selle sooritusega tahes-tahtmata nagu seotud, et eriti kui ongi need nii-öelda platsi siseselt või treeningutel on nagu keerulisem periood, siis nagu tunned vahel, ma nagu vähemalt tunnen, et inimesena ka ma veits nagu tõmban rohkem mingid seinad ette, et ikkagi, et see on mingil määral on see sport on elu ja ta nagu hästi palju tilgub nagu eraellu ka, et hästi tähtis ongi mingil määral tekitada need erinevad keskkonnad, ma arvan endale, et üks halb päev spordisaalis ei riku sul nagu niisama tervet nädalat ära vaata. Jah, noh, täpselt, et ise ka nagu järjest rohkem, kuna
korvpall, no esiteks praegu on ju töö, ehk siis on suur osa mu elust, suur ja tähtis osa on ju, ja täpselt see, et noh, ütleme meie siis edukus on nagu väga selgelt mõõdetav sellega, mida sa teed väljakul, on ju, et see ei ole lihtsalt, ei piisa lihtsalt sellest, et ma lähen iga päev kohale, on ju, et sa pead ka ikkagi panustama ja sooritussport lõpuks jah, et siis tänu sellele ongi see, noh, nagu sa ütlesid, et see mõjutab su eraelu ja emotsioone ka platsi väliselt, aga tulebki leida, et sa kõike ei saa kaasa võtta ja siis noh, kuidagi ma ise ka proovin, et mõtestada seda aina rohkem nii, et noh, mida ma saan kontrollida ja mida ma ei saa kontrollida ja siis teha seda nii palju võimalikult asju ära nende jaoks, mida ma kontrollida saan ja siis mitte vähem muretseda selle pärast, mida ma kontrollida ei saa. Ja et lõppkokkuvõttes on nagu, ütleme, mäng, mis noh, on ju, et on ka muid asju elus. Et tuleb see balanss nagu leida, sest et noh, kui sa lähed liiga selle sisse, siis sa lihtsalt vajud kokku kõige selle all. Mulle meeldib, mis sinu puhul eriti. Sa oled nagu suutnud, mida mina näen kõrvalt, et sa oled suutnud luua nagu nii-öelda, sul on see Gregor Hermet korvpallur ja siis sul on see Gregor Hermet korvpalli väliselt, et sa läksid ju ülikoolis, teed seda podcasti asja, noh juba ennegi seal Delfis vaata tegid podcast, et sa suutsid nagu, okei, see on küll võib-olla mingil määral korvpalli võtmised podcastid, aga sul tekkis nii-öelda see mingi eristav nagu isiksus vaata ka korvpalli väliselt, et ta ikkagi leidsid endale mingid väljundid vaata ka nagu korvpalli väliselt, mida ma võib-olla nii ei ole suutnud teha endale vaata, et mul oleks mingi teistsugune väljund või mis mind niimoodi, mis mult aega võtaks, et mulle selles mõttes sinu eesmärk või sinu nii-öelda näitel on see nagu väga lahe, et sa leidnud selle aja vaata, eriti noh, see kool ja kõik, et ma peale gümnaasiumit tegin niimoodi ja et leidsin alati mingi vabandused, miks mitte edasi õppima minna, et selles mõttes, et mul on nagu väga hea meel ja nagu hästi lahe on vaadata üleüldse, noh, et kuna ma siin nii pikalt teadnud ka, et ikkagi näed, kuidas inimene kasvab ja muutub ja et võib-olla noh, võrreldes tavainimesega ma olen kindlasti näinud väga palju rohkem neid telgitaguseid ja tean nagu, mida sa oled nagu läbi elanud ja kui pika teekonna sa tegelikult oled läbi käinud, et nüüd nagu noh, mingil määral ka ju see Prantsusmaale minek on ju suur samm ja läbimurdepunkt, et see on ju kindlasti kõik see tehtud töö, et hästi lahe on alati, eriti kui sõpradel läheb hästi, et üleüldse nagu seltskonnas nii korvpallis kui korvpalli väliselt, et näed, kus nüüd puud kannavad vilja nüüd lõpuks peale pikkasid aastaid, kus on nii palju, on nii lollust, nii head kui halba, et kõik on nagu tehtud, et jaa, ma olen nõus ja noh, ongi see, et kuidagi tegelikult sihuke lähiringkord, et kõik on nagu järjest rohkem kasvanud, no, kõik on nagu normaalsed inimesed, saavad elus hakkama nagu ja mida paremini, siis seda noh, parem uhkem tunne nagu on kõrvalt ka, eks, et kes mängivad korvpalli, noh, paljud ju, ütleme, ongi täpselt sellest ringkonnast, pundist, kus me olime, on ikkagi, ütleme, Eesti sportlase võtmes jõudnud päris kaugele, on ju, välismaale ja koondis nii edasi, et see, noh, sa võid võtta seda praegu enda jaoks võib-olla kui iseenesest mõistetav, aga kõrvalt vaadates ja ütleme, iga inimesega see ei juhtud, noh, et see ikkagi tuleb olla mõnes mõttes tänulik, on ju, aga samas ka tunnustada ennast selle eest, mis sa oled läbi käinud ja läbi teinud, see kõik sitt ja nii asjad, noh, nagu ütlesid, nagu minu puhul ka, et sa ju tegelikult minu siiamaani, alates sellest, kui ma hakkasin, ütleme, formuleerima kui mängija ja võib-olla inimene kuni praeguseni, sa tead mind terve see aeg, et sa oled näinud nagu kõrvalt ja kõike seda kogenud vähemalt või rohkem määral, mis ma olen läbi elanud, et ongi inimeste puhul jah, lahe näha seda arengut ja sellepärast ma olen nagu võib-olla otsinud, hakanud tegema ka, proovinud hakata selliseid muid väljakutseid asju ka välja vastu võtma, kuna ma nagu tunnen, et minu jaoks sihuke eneseareng või siuksed toimetamine siis on nagu olulisel kohal ja siis jah, sellepärast on neid projekte tulnud ja ma hea meelega võtan vastu need projektid ka, et ma pigem toimetan, kui istun niisama, sest et noh, niisama istud, siis aju hakkab igasuguseid mõtteid ja asju pigem mingi kuhugi heasse kohta suunata see kõik, et ja energia ei suunata heasse kohta pigem siis juba teadlikult, kui sest muidu mingi hetk hakkad ikka mingeid lollusi mõtlema ja tegema, et siis
kasutad seda energiat vähemalt kuskil mõistlikus. Sulle sobib see kaameras olemine, sul jutt tuleb soravalt ja see oli ka väga hea üllatus, kui see aasta sporditähed, mis see oli, see gala oli ja siis ma seal ka vaatasin, ma ei teadnud sellest midagi, et sa annad Eikole auhindu üle ja vaatasin äkki, et tegin, mis see Leonardo DiCaprio, see gif on. See tiim on üle. Et see oli ka, jutt oli ilus ja sorav ja et ma ikkagi, see tuli suht üllatusel mulle ka, sest et see Parvits kirjutas mulle vaata, et Kossus sellest koondisest kedagi otsitakse on ja et saaks hea variant, et nii paljud teised on nagu nii välismaal ka praegu ja siis ma ütlesin, et muidugi, et kuule, et tihti ei saa sellist asja proovida, et proovime ära on ja ma hea meelega võtsin vastu, aga ma nüüd valetaks, kui ma ütleks, et mul ei olnud närv sees, kuigi ma olen ju, ütleme, ma pigem tunnen ennast kaamera ees võib-olla hästi ja ma olen neid siukseid asju nagu kõnelenud teinud varem ka on ja aga see on ikkagi vähe teine live publik, siukene terve saal on ikkagi spordirahvast ja tähtsad inimesi täis. Ja see üks asi on see rahvast, teine on see, et sa tead, et mingi kui palju inimesi vaatab telekast on. Aga ei, siis ma ikkagi hoolikalt valisin, mida selga panna ja sidusin paelad kinni, et lava peale ei kukuks ja siis tegelikult öeldi, et ma ei tea, et täpselt mis see ajaks öeldi, et siuke lühike paari sõnaga vaata. Ja siis mõtlesin, kui ma juba selle võimaluse saan, siis ma ütlen nagu natuke pikemalt. Jätab meelde kõik. Jah, et ikkagi ma ei sulanduks sinna massi ära, vaid ikkagi kui ma kasutan oma aja ära, siis kes see sealt minema ikka hakkab vajama. Sa oled varadasti kõige suurem mees saalis ka, et kes sind ikka tuleb sealt maha peksima. Et selles mõttes oli vägev, et ikkagi närv oli sees. Läksid sinna, lootsid, et ei puterda, aga lõppkokkuvõttes tuli täitsa enam-vähem välja ja jällegi hea kogemus. Sind võib siin tulevikus mingis saatejuhi rollis näha, kas või? Ja, ei, miks mitte. Sa oled mõnusalt karismaatiline nagu kaameras. Ma olen küll praegu siin läbi igistanud ennast vaikselt, et ma nagu nii väga mingid intervjuusid podcast'e ei tee, et kui juba kui kaamera ja valgus on peal, siis mul siuke mökk vahepeal ja suu on kuive. Ei no, eks vaikselt elad ka sisse vaata, et siis see tuleb ka korduste arvuga nagu kõik need asjad peab harjutama. Ei et kui ma mingi hetk hakkan karjääri lõpetama värki-särki, siis ma ei tea, erakanalid või saatejuhti vajate kuskile, siis andke teada, et eks mu number on saadaval, tundub vähemalt, sellepärast vahepeal ajakirjanikud helistavad, ilma et ma oleks kellegi oma numbrit andnud. Kus nad leiavad? Kus nad saavad? Keegi lekitab kuskil. Reaalselt mingi andmebaas on ajakirjanikel, kus on kõikide sportlaste numbrid, et jah, aga see selleks. Aga kas, siuke, ühesõnaga, võtame selle küsimuse pärast, aga ütleme Baskonia versus Murcia, et ilmselgelt ütleme, see on su esimene klubi nüüd pärast Baskoniat, said seal ju nii kaua erinevad treenerite ja Euroliigas, aga ütleme su roll siis kahjuks võib-olla ei kujunengi seal nii suureks ja nüüd sa oled siis hoopis teises rollis, kuidas sa nagu ise võtad selle siiamaani Murcia hooaja kokku, kus sa oled nagu rahul selle muudatusega? Kindlasti, tegelikult suht suur närv oli sees, üldse peale seda klubivahetust. Ma arvan, see esimene suurem klubivahetus on nagu hästi tähtis, et see võib minna nagu väga hästi, või võib minna väga halvasti, et kui ei suuda nagu kanda kinnitada, siis nagu hakkadki kolinal võib-olla seal alla tulema mingi piirini. Et tegelikult valik osutus õigeks, et sellest närvist sain suht kiirelt lahti, et tegelikult see punt, kes seal ees nagu ootas suht palju uusi mängeid, aga nagu Väit Avas oli vastu. Treeneriga tekkis nagu väga hea klapp ja põhimõtteliselt esimesest päevast sai see nagu need asjad paika pandud, mida ta must nagu ootab. Et lõppkokkuvõttes ma arvan, et ma ei tee midagi, mis on nagu minu jaoks mingi hullult uus. Need on asjad, mida ma olen nagu osanud ka enne teha, aga lihtsalt sellel Euroliiga tasemel võib-olla ei saanud seda võimalust, et tekiks nagu see roll. Ma arvan, et ma kindlasti oleks suutnud samu asju ka seal teha, aga kuna tegelikult need aastad, mis ma Baskonias olin, et tegelikult mingil määral oli kogu aeg ikkagi mingi tulekahju, kogu aeg uued treenerid, et kogu aeg oli vaja tulemust teha, et ei olnud võib-olla seda riskivariant, et mingil määral alguses noortega teha ja siis mingi hetk lihtsalt langed juba nagu automaatselt sinna 12-11 meheks, et iga aasta mingid minutid ja mingid mängud ma sain nagu ikkagi kirja ja mingid momendid seal platsil ka nagu õnnestusin, aga sükest stabiilselt rolli nagu seal ei tekkinud kunagi, et aga ma saan sellest ka nagu aru, et ma ei vimma ega midagi ei pea, et lihtsalt ja võib-olla see ka, et paljud ütlevad, et võib-olla oleks pidanud nagu varem ära minema,
aga ma mõtlengi seda, et võib-olla kui oleks varem hakanud ära minema, noh, et poleks tekkinudki seda varianti, et ma oleks sattunud just siia Mursiasse, kus ma praegu olen, selle treeneri ja selle süsteemiga, et tegelikult kõik mängis suhteliselt ideaalselt välja, et oleme tegemas väga head hooaega, tegelikult võistkond on väga hästi komplekteeritud, kõik usuvad treeneri süsteemi. Hispaania liigas oleme äkki 3.-4. hetkel, eelarve on vist liiga tasemel 11. Mingid sükesed, noh, kuskilt neitsita läbi jooksnud on 11. Et tegelikult kõik on nagu väga ideaalselt nagu välja mänginud, et ma olen rahul, alati saab paremini, seda kõikumist siin vahepeal üles-alla on nagu palju olnud, aga ma arvan, see on ka nagu normaalne, et esimene täispikk hooaeg sellises suuremas rollis ja et eks ma mingil määral leian ka endiselt veel ennast korvpallurina ja kogu aeg tahaks ikkagi mingi sammu edasi teha, et esimese asjana teed neid asju, mida oskad ja siis vaikselt üritad mingeid teisi asju hakata nagu juurde lisama. No kõrvalt vähemalt on näha, et sul on nagu ikkagi senimaani seal kuni siin ütleme veebruari lõpuni väga kindel roll olnud ja noh, selles mõttes ongi, et treener usaldab sind on ju, et sa ja sul on see, et sa ei pea isegi võib-olla viskama, noh, sa tegelikult sa oled rünnakul ka ju mänginud ikkagi mingeid mänge väga hästi ja efektiivselt, aga sinu puhul on see, et sa ei peagi seal satsis vist iga mäng ütleme ala 15 punkti viskama, et olla kasulik nagu. Et noh, ta ootab sult neid teisi asju ka on ju, see kaitse ja kõik see, et ja kui ta nagu ütleme usaldab ja pidevalt paneb sind väljakule ja noh, ütleme kas põhiviisikus või mitte, siis see ikkagi noh, selles mõttes näitab, et sa oled talle oluline on ju süsteemis ja kõik see, aga on siis nagu tulnud seda mängulusti ja rõõmu ka juurde rohkem või? No kindlasti, tore on. No ma ütlengi, üks suur asi on see, et see punt, mis meil seal on, et see on nagu hästi tiimikeemia nagu maru hea, nagu maru hea, et sihukest asja nagu nii-öelda siis koondisest väljas mängides, kus nagu nii ühtlane punt oleks, vaatamata sellele, et kõik on põhimõtteliselt välismaalased, pool sats on nagu täiesti uus, et see nagu sisekeemia, mis seal on tekkinud tänu siis vanematele olijatele, kes seal nagu need Rodebo, Ennis, Santroos, kes seal nagu siis on nagu pikemalt olnud ja siis uued tulijad eesotsas Keikokiga, kes on siis nagu nii-öelda veel ikkagi südariietusruumis, et tema nagu tõmbab seda asja nagu väga ilusasti käima, et see juba annab nagu väga palju juurde, et päevast päeva trennid ja kõik see nagu mängulust, et see on nagu isegi kui endal on kehv päev, siis kuna klapp kõigi teistega on nii hea, et siis sul on sama hea tunne, kui kellelgi teisel on nagu superpäev, et tõesti noh, see aasta on olnud midagi nagu erakordset ka nagu klubi ajaloos ja üleüldse, et igal juhul olete tegemas vähemalt ju väga kõva hooaega ja noh, seda kuidagi keemiat on isegi ütleme noh, läbi teleka või siis seal ma nägin teie satsi seal Bulgaarias selle hooajaeelsel Champions League'i turniiril ka on ju, et isegi, et see oli suht hooaja algust, juba siis oli teil kuidagi nagu sihuke noh, ütleme näha väljaspoole, kui saali tulite vaata, et sihuke ühtne, nagu ei oleks, nagu mängiks pikemalt koos juba kõik nagu ja see Ennis tundub väljaspoole ka sihuke, kuidas ma ütlen siis, korralik sütitaja või selline. Ma pole vist elus nagu nii positiivset inimest näinud, nagu nii, mis tal on see suur sükene sotsiaalmeedia platvorm, et siuke nagu ta tundub seal, et ta on nagu siiralt ka selline inimene, et ta on nagu energia nagu 100 kogu aeg hommikust õhtuni. Seda ma olen tema puhul just kusjuures nagu mõelnud, et noh, tegelikult ma nagu natukene ütleme, olin varem ka teda näinud, noh nii võib-olla sotsiaalmeedias kui ikka mingid Murcia mängude peal sattunud on ju. Et ja nüüd seda enam, siis ma vahepeal nagu mõtlesin, tabasin ennast mõtet, et kuidas ta nagu jaksab kogu aeg vaata. Sest ise oled ka nagu mõni päev oled nagu energilisem nii, aga teine päev nagu noh, võib-olla ei tule seda nii ja siis vajud ära, aga tundub, et ta on nagu kogu aeg. Ja, et ta annab seda energiat üles, et sellest hetkest, kui ta saali astub, mehel on lainaeratus suu peal ja et ikkagi noh, ta on küll lõbus, aga ta on ka tõsine töömees ja eks see on eks mul endalgi oli ka mingi ettekujutus, et võib-olla see on nagu ainult kaamerate jaoks, et tegelikult ta ei ole nii, aga mees on nagu päevast päeva nagu üdini positiivne ja alati leiab selle väikse kübekese head ja annab selle nagu energia alati ühiskonnale edasi, et see ongi nagu lust on olnud mängida see hooaeg, et meil on nagu endal hästi lõbus, võib-olla vastaste jaoks, meil on hästi ebameeldiv, sest iga mäng meil on mingid olukorrad tegivad, kus jälle läheb mingiks kähmluseks ja mingiks lükkamiseks, et seda on suht palju olnud, aga nagu endal võistkonna sees me siseselt on nagu meil küll hästi lõbus, et see on hea, see annab, eks ma arvan lõppkokkuvõttes ta mõnes mõttes kajastub tulemustes ka vaata. Ma arvan kindlasti,
positiivne vibe ja kõik see on. Ja muidugi treeneri tuleks ka ära mainida, et see on kõik ju tema süsteem, et ta on seal juba 6 aastat vist olnud, et ikkagi pikemalt, et kõik algab nagu eesotsas temaga, et ta tegi meile esimesel, kui mina jõudsin, et tegi suht kiirelt selgeks, et kui me mängime tema süsteemi, kuulame tema sõna, siis ta annab meile ka nagu hästi palju vabadust, et olla nagu meie ise. Ja ma arvan, see klapp treeneri ja mängijate vahel on olnud nagu erakordne ja ma arvan, üleüldse klubi on teinud väga hullu arengu ja ma ütlengi isegi, tegelikult see on ülikooli võistkond, ma käisin seal ülikoolis tuuril ja mulle see presidendi poeg tegi seal tuuri ja ta rääkis üleüldse sellest kogu projektist ja mis nagu see visioon on tulevikust, et ikkagi ambitsioonid on väga kõrged ja hästi see plaan on nagu läbi mõeldud, et väikeste sammude kaupa ja ma arvan, seda on olnud ka nagu aasta-aastalt näha nagu klubi tasandil, et tõsiselt nagu lahe projekt ja kõik need inimesed, kes sellega seotud on, et mul on ikkagi väga vedanud, et ma nagu seal lõpetasin, et kindlasti võib-olla kui ma oleks kuhugi mujale läinud, oleks ka nagu hästi läinud ja hakkama saanud ikkagi, aga nagu lihtsalt see, et sükene mingil määral hetkel tundub korra elus võimalus, et satud nagu sükesesse olukorda niimoodi. Ei, selles mõttes mul on nagu ülihea meel, nagu sa ütlesid, et minul hea meel, mul on sinu üle hea meel, et oligi see arusaadavalt raske minna siis Baskoonias kuhugi, ütleme mujale, kus siis, et mis su roll olema saab kõik see, aga see hooaeg on näidanud, et sa oled seal ikkagi mängumees ja täiega sees ja seda nagu kõrvalt ka väga lahe vaadata. Et mul on nagu hea meel. Ja sul on palju meeskonnakaaslasi olnud üleüldse, et kellega on sihuke, ma ei tea, lähedasem connection tekkinud ja on sellised vendi ka, kellega nagu, kes ei taha üldse kuidagi teistega läbi saada või on siuksed nagu ussitavad? Kõige lähedasem ma olen nende aastate jooksul olnud põhimõtteliselt siis nende Baltimaa poistega. Ikka kodu lähedalt. Seda Kerskisega pikalt koos mänginud, Raitisega pikalt koos, Maigiga sai koos mängitud. Artur Skurutsiga olin pikalt koos, et tegelikult Matt Costelloga saan ka veel väga hästi läbi ja rääginud, aga palju ja üks võib-olla, mida inimesed ei ootaks, aga Max Heidegger on suur sõber mul, kellega ma ainult paar kuud koos mängisime, aga inimesed ei mäletagi, et teil on mängis Baskoonis. Et tegelikult neid häid meeskonnakaaslasi on palju, et raske on kõik ära nimetada, et siukseid ussitajaid tegelikult väga ei ole olnud, aga mul polnud nagu isiklikult kellegagi ühtegi probleemi ka, et võib-olla kuna ma väga palju ei mänginud, siis ma jään nagu kellelegi ette ka, et ma sain nagu kõigiga nagu päris hästi läbi, et võib-olla seal mingid mehed panid ikkagi päid kokku nagu riietusruumis, aga mul oli nagu kõigiga hea läbisaamine ja sükest päris riietusruumi ussi nagu päris kunagi nagu ei tekkinud, et kuigi seal mingid kõlakad olid ja mingid nimed käisid läbi, siis ikkagi mängijad mingil määral hoidsid nagu ikkagi kokku, et võib-olla mingid grupid küll tekivad riietusruumi siseselt, aga ikkagi mingil määral ju see punt, see mängijate punt ja see on ju, oledki ju teie versus kõik teised, vaata, et ikkagi peab kokku hoidma nii meedia kui kõigi ees, et ikkagi kedagi niimoodi välja ei saa müüa seal. Eks ma arvan, tegelikult ju, kui sa tahad olla nii kõrgel tasemel mängija, ütleme, kui siis, ma ei tea, Hispaania kõrgliiga või Euroliiga või isegi ma ütlen, meie meeskonna puhul, ütleme, Prantsusmaa kõrgliiga, siis et jutt läbib ka sellest, milline sa oled. Ja ma arvan, et tegelikult ma ju ei tea kõike, aga pigem sellisele tasemele jõudnud mängijad, nad saavad sellest aru, et sa pead ikkagi olema ka professionaal ja ütleme läbi saama kõik see, sest see, sa võid olla jube hea mängumees, aga eks siuke karakter käib nagu kaasas on ja see, kuidas sa oled inimesena, kas meeskonnakaaslaste või treeneritega, sellepärast, et ju ütleme, alati helistatakse ikkagi enne, kui tehakse pakkumine, et küsitakse, milline ta on, nii mängijad sa näed, kas videost või statsi pealt, aga sa ei näe, milline ta on garderoobis. Et eks sa peadki kuidagi, ütleme, erinevaid isiksusi on ja nii edasi, et tuleb nagu ette, aga lõppkokkuvõttes. See on see balanss, et oleneb, mida parem mängija sa oled tegelikult natuke, seda rohkem sul on nagu lubatud mingil määral, kuna kasutegur on vaata suurem, aga ikkagi ei tea, sa võid olla ikkagi superstar ka, aga kui sa nagu kellegagi läbi ei saa ja kogu aeg on mingid probleemid, et see on nagu ikkagi suhteliselt keeruline, et sa ka nagu kuhugi püsima saad jääda. Täpselt, et see püsima jääda või siis ütleme siuke võita midagi nagu. Ma arvan, et selle jaoks, et
kuna ma olin nii mitu aastat ja ma nägin, sealt käis ju hästi palju mängeid läbi, eks ma olen näinud ka, kuidas nagu inimeste nagu iseloom aasta jooksul on nagu muutunud nagu valvemaks, arusaadavamaks, et paljudele, Baskooniast käib hästi palju läbi, kellel ongi nagu esimene aasta Euroliigas või esimene aasta Hispaania liigas ja sellel tasemel, et kuidas nii-öelda see integreerumine, kas siis Euroopa korvpalli või üldse, kuna Hispaania liiga ja Euroliiga, see on ikkagi, see nõuab sust ikkagi mingit teistsugust sooritust, nagu eriti see aasta ka, kui on nii palju neid mänge vaata järjest, et ikkagi see kohanemisperiood on ka ikkagi suhteliselt suur ja ikkagi huvitav on, selles mõttes tegelikult tagasi mõeldes ma olen ikkagi väga paljude suurte praeguste Euroliiga tegijatega koos saanud trenni teha ja riietusruumi jagada, et tegelikult on kihvt. Jah, vaata, niimoodi hakkad mõtlema, see ongi lahe, aga samas mingi hetk see muutub sinu jaoks igapäevaks on ja siis tasub mõelda, et mõtle, mida väike sina või mõtle, mida mingi väike kutt tänavalt arvas, kui ütled talle, et ma olen mänginud selle või selle koos seal liigas, siis kellegi jaoks on see nii suur unistus, mis sinu jaoks on, ütleme nüüd nagu iga päev. Et siis seda ma proovin ka endale nagu meelde tuletada. See on tegelikult jah, et kuna sa näed küll neid korvpallurina, aga sa näed neid inimesena ka iga päev, et võib-olla ongi, kui vaatad kõrvalt telekast, siis sa näedki ainult ju seda platsi peal, et sa näedki teda kui korvpallurit ja ongi kõik vaata, aga see on hästi huvitav nagu seda telgitagust ka näha inimeste puhul ja et ma näen hästi palju, kus mingid mängijaid küll kommenteeritakse, et tundub mingi kukk ja tundub niisugune ebameeldiv inimene, aga tegelikult väljaspool platsi on nagu kõige suurem pereinimene ja kõige lahkem inimene üldse, et selles mõttes see on jah, et sa saad nagu nii-öelda selle täispildi nii mängijast kui inimesest, et see vist ongi vahepeal tuleb tagasi nagu astud sammu tagasi, vaatad, et tegelikult mees on ikkagi staar nagu Euroopa korvpalli mõistes. Eks jah, see niisugune inimene on platsil, ei pruugi tähendada, et niisugune inimene on nagu päris elus, et see on lihtsalt üks, ütleme, väike osa temast või see karakter, et see, mida ma ütlen, see ongi nagu erinev, et see ma arvan, seda ise ka, sest sa oled ka hästi emotsionaalne just korvpalliplatsil, et tegelikult ju tavaelus sa oled ju mõnus ja rahulik. Ja ma mõtlengi, et see ja ma olen vahepeal seda nagu, et kui inimesed, ütleme, mingid uued inimesed räägid ja nii ja naa ja siis arvatakse, et ma olen nagu igapäevaselt ka mingi üliemotsionaalne ja siis ma ütlen, et ma ei ole, et ma tegelikult olen nagu ülirahulik ja ma mingi kodus ka, et ma nagu suht harva lähen närvi nagu kodus igapäevaselt, siis tahate nagu uskuda, aga tegelikult lihtsalt nii on, et see, milline ma olen nagu seal väljakul, see ongi see, et see on nagu võitlus, ma tahan võita, kõik sportlik viha, et aga nagu igapäevaselt, see ei käi alati, need ei lähe nagu kokku, on ju, see kui aru saada. Kas sulle selle Duško Ivanovitši kohta ka mingi hea lugu on, sest ta oli siuke hull või niimoodi ei ole? Esimene aasta tegelikult temaga oli selles mõttes, oli raske, ma nagu ikkagi nüüd on see mingi Euroliiga mängijate ühing ja seal on paigas palju sa võid trenni teha ja tegelikult ma sain üle palju trenni teha, kuna ma väga ei mänginud, ehk siis vabu päevi polnud, aga mõtlen mingit head lugu temaga. Ei teagi, huvitav oli muidugi see, et ta on ju teada-tuntud sellega, et tal on nokamüts peas kogu aeg, väljaspool siis mängu. Ja on isegi pärast mängu Inteka kui nokats peas. Jah, et siin eredamad, mitte eredamad, aga huvitavad seigad on vahel see, et kui ta tuli saali ja nokamütsi polnud nagu kaasas, ta oli trennides, oli ka nokamütsiga. Et siis ta saatis abitreenerite jooksuga kontorisse ja sealt kontorist leiti mingi nokamüts talle, et mees on ikka nii mütsi usku ja ei tea, millal ta oma sellest patsist lahti laseb, vist mitte kunagi, ma arvan, pigem. Aga jah, ei, selles mõttes treenerina ta oli karm, aga mingil määral sa saad aru ka, et ta tegelikult eriti nagu Baskoonias oli ikkagi suhteliselt edukas, aga esimesel aastal oli suhteliselt võib-olla raske sellest aru saada ja ta treeningmetoodika oli ka võib-olla rohkem üles ehitatud mingil määral sellele vormis olemisele kui taktikalisele tugevusele, et ma mäletan selgelt, et ta ütles ühes videos, et poisid, et meil ei ole talenti, et meie ainuke variant on kõigist rohkem trenni teha ja et siit, kui teised väsivad ära, et siis meie kestame veel ikka. Ja mäletan, üks ereseik on mul küll meeles, et ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga ma tean, et Alek Peters oli võistkonnas ja mingi kiirrünnaku olukord oli ja ta üritas mingit kas selja tagant söötu või mingit veits showlikku söötu panna ja pall läks out'i ja siis ma mäletan, Duško tuli, kõndis pingi ette, ütles
poisid, meil ei ole sihukeste asjade jaoks talenti. Aus, noh, meil ei ole sihukeste asjade jaoks talenti. Jah, eks neid treenereid näed karjääri jooksul palju ja saad aru, et inimesed on ikka erinevad, see juhtimisstiilid on erinevad, motiveerimisstiilid on erinevad, et ma seal ka praegu Prantsusmaal pigem olen sattunud selle otsa, kus motiveerimises kasutatakse hirmu ja karistust, et ma ei ole küll, ütleme, võib-olla ideoloogiliselt samas paadis, aga no kuna ma olen seal tööl kui mängija, siis tuleb ära teha. Tuleb ära teha ja räägi palun kuulajatele seda peale oma esimest mängu, kuidas see trenni tegite? No jah, mul oli esimene mäng, nagu mängisime tegelikult liigatabelis teise satsi vastu, Nanterri vastu, kes see aasta on ülihead ja siis kodumäng oli. Saime selle kaotuse mingi 5 punniga, no mõtlesin, okei, kehva on aga et noh, ma ei tea, teine sats ja ei olnud otsused võidukohustust ja nii, et okei. Ja pärast trenni läksime garderoobi ja siis treeneri sõits katus nii räägid teha, mõtlesin, okei, et nii, kas nii hakkab kogu aeg olema, vaata. No seal räuskas ja kõndis, okei, see selleks on ja. Siis paneb, et homme on kell 9 trenn. Siis ma mingi okei. Siis läks välja, küsisin kohalike käest, et noh, et tuleb mingi raske trenn, kogu aeg teete või. Siis on mingi, et ilmselt vaatame lihtsalt videot ja veits karjub ja nii edasi on ju. Et neil ei olnud ka see hooaeg sellist kogemust olnud, siis ma olin, oi, järgmine päev kell 9 läksin saali on ja tean, mis juhtuma hakkab. Ja siis vaatab, vend tuleb 8.59 saali sisse, stopper käes, siis osad olid juba läksid niimoodi, okei, veits pinge, siis mul hakkas ka pinge tulema on ja siis meil on suht kõrge saal nagu ja need trepid lähevad maast kuni nagu üles täiesti välja. Ja siis vend hakkas jaotus kõik mängijad ära, saa sinna, mingi trepi juurde kõik mängijad ja siis hakkasime panema üles alla treppe, alguses kõnd, siis jooksime mitte ainult üles, vaid alla ka. No see trepi aste on mingi nii lai, vaata, et mingi lootsin, et hüpekat ei läheks. Panime mingi 35 minutsi treppi selle aja peale ja siis mõtled juba, et okei, kuhu ma sattunud olen, et mul on verses ja siis tuleme see trepi pealt alla, mõtlesin, okei, nüüd on kõik karistatud, vaata, et lähme edasi. Ei, siis vastased võtsid eelmine päev 18 ründalauda. Siis vend pani joone peale, ütles, et teeme 18 suicide'i. Suicide on siis vabaveski on tagasi, keski on tagasi, teine vabaveski on tagasi ja siis otsajoon on 1. Ja me tegime neid 18. Siis mõtlesin, et okei, ta ütleb 18, teeme 10 ära ja no siis leebub. Ei, me panime 18 tükki ära. Siis samal ajal jooksed seal ja puhane kots, ma mõtlen, et peaks äkki ema järgi kutsuma endale. Ja siis ei olnud veel kõik, panime veel slaide. Ja no mingi 1,5 tundi siis jooksime seal korralikult ja pärast saime veel natukene ütleme targemaks siis, et mis meie kohta arvatakse ja nii, et see oli mul siuke esimene nädal. Siis mõtlesin, tough love, aga eks siuke asi tegelikult tehmatab päris korralikult. Normaalne külm duš, vaata. Lõpuks oli nagu ärevus hirm see, et mis me nüüd iga päev teeme, et ei noh, iga päev ei ole nii hull ja lõppkokkuvõttes tema see ideoloogia on see, et kui ta näeb, et me pingutame, et siis ta ei ole ka selline, et aga noh, kerge ei ole olnud, ütleme nii, aga korralikud kogemused olen saanud kätte ja üks päev tuli trenni ja ütles, et no nii, ma räägin täna ainult prantsuse keeles, sülits maha ja rääkis terve trenni prantsuse keeles. Meil on 8 välismaalast ja siis aru ei saanud, said sõimata. Okei, noh nii aga normaalne. Kuidas sul üldse see sisseelamine nagu läks, et tegelikult ju pool hooaja pealt on suht keeruline nagu ikkagi liituda võistkonnaga, noh ma olen ise näinud, meil on 2 kutti tulnud pool hooaja pealt. No selles mõttes, et kogu süsteem oli uus ja hästi detailidesse välja minev treener, mingi 1 samm nii ja 1 samm siia võib olla nagu valesti on ja. Et see süsteem on nagu hästi tal põhjalikult üles ehitatud. Et seda infot oli nii palju, pluss trennid nagu rasked, siis üritadki nagu peas kogu aeg liikumised asjad aga noh, õnneks ma olen pigem see vend, kes nagu ruttu võtab need asjad omaks, et sellega ei olnud nagu probleeme, oli lihtsalt palju kogu aeg mõtlemist ja oligi nagu vaimselt ka raske aga pigem nagu mänguliselt ma arvan läks hästi. Nüüd siiamaani need mängud on ka nagu näidanud, et ma olen kuidagi sobitunud sinna joonisse selles mõttes. Eks oligi see keskkond kõik, ütleme, võib-olla need raskemad trennid, kogemused, et see on nagu šokk, külm duš. Aga samas siiani on vähemalt olnud, et ma olen oma karjääris ja inimesena sellises kohas, et ma olen rohkem suuteline neid vastu võtma võib-olla kui mõned aastad tagasi, et siis oleks nagu kergemini murdumine tekkinud või nii, et noh, nüüd võtadki rohkem seda kui tööd ja tegeled endaga ka ja kõik see,
et ei ole olnud kerge, aga samas ma arvan, ma olen pigem nagu hästi sisse sulanud, et ma nagu. Ma olen ka vaadanud neid statistikaid ja mingeid klippe ja ma arvan, eriti tänapäeva korvpallis sa oled nagu see tüüp, viskav pikk, kus tegelikult sobib ju tänapäeval igasse süsteemi ja keda otsitakse, vaata, et ikkagi see tõmbab selle platsile annab ruumi nii palju juurde, et leitakse ja sobitatakse ikkagi, vaata, et tänapäeva korvpallis on tegelikult väga suur lisakäik ju. Jah, no ütleme, lõpukokkuvõttes tulebki pall nagu rõngast läbi visata, et saab punne, aga okei, et süsteem kõik teine on, mis ta on ja kerge ei ole, aga vähemalt on nagu see, et ta on mind usaldanud ja siiamaani ja et ta kuidagi mingisuguse selles mõttes klapi oleme läinud, et ta nagu, ta on öelnud ka mind, et ta respekteerib mind, kuna ta saab aru, et ma olen, ütleme, peaga ja tark mängija, et talle siuksed nagu meeldivad. Et siiamaani vähemalt ongi see, et ma olen tegelikult suht palju mängida saanud, mingi 27 mintsi keskmiselt, okei, me seal vahepeal on olnud mingi mängijatega muresi ka, aga siiski, et ta vähemalt nagu usaldab mind, et see on nagu hea olnud ja eks ma loodan, et see hooaja lõpp jätkub samamoodi ja siis saab vaadata, mis nagu järgmine aasta toimub, sest et tegelikult see, ütleme, Prantsusmaa kõrgliiga näed, et see tase on ikkagi päris korralik, et seal see keskmine tase ja kvaliteet nagu igas satsis on, roster on ikkagi täis kvaliteeti. Prantsusmaa liiga on päris füüsiline ka, on ju? No atleedid, vaata, igal positsioonil on vihased atleedid, et selles mõttes väga kõva kogemus, ma arvan, arendab kõvasti. Ja nagu sa ütlesid, vaata, et sa nüüd sattusid Murciasse tänu sellele, et sa olidki nii kaua Hispaanias, et kui oleks varem ära läinud ja oleks sattunud, on ju. Et mul samamoodi, mul mingisuguseid pakkumisi asju oli varem ka olnud, on ju. Kuidagi kannatasin, ootasin ja nüüd lõpuks tuli see ja taas ka öelda, et tegin nagu õige valiku, et Prantsusmaa kõrgliiga, ütleme, võib-olla C5 ja nii ka, et ikkagi midagi tähendab. Nimi on ikkagi ju Euroopas nüüd kirjas, vaata. Vot, kuule, aga milline siin, enne kui me veel viskama hakkame, peame viskama ka. Viskama. Aga küsiks veel siis lõppu, et milline on Sander Raieste väljaspool korvpalli ja nagu, mis sulle, ma ei tea, milline sa oled inimesena, mina tean, aga võib-olla teised nii väga ei tea. Mis sulle meeldib teha ja mis sa ütleme, oled mõelnud ka, mis sa peale kossu, mis tüüpi asja sa teha tahaks pärast kossu? Ma kogu aeg mõtlen, aga hästi paljud asjad jäävadki mõteteks kogu aeg. Aga ma ei tea, inimesena ma ütleks, et ma olen pigem tagasihoidlikum. Pigem siis, kui ma mingit päris oma seltskonnas ei ole, siis pigem nagu vaiksem esialgu. Et ma ei tea, ennast on nagu mingil määral hästi raske kirjeldada, aga ma olen hästi mingil määral oma rutiinides kinni ja ma ei ole nagu suur etteplaneerija. Pigem kui midagi toimub, siis võiks toimuda spontaanselt, sest kui liiga palju ma mingeid asju ette planeerin, siis ma hakkan paar päeva varem juba närveerima ja üle mõtlema, et mingil määral suur ülemõtleja. Aga ma arvan, et inimesena üritan olla viisaks, et mul ikkagi on väga hea kodune kasvatus mingil määral. Ma ütleks, et vanemad on nagu head tööd teinud, et üritan kõiki hästi kohelda ja üritan mitte ette jääda kellelegi, et pigem mingil määral privaatsem inimene kuskil meedias ma nagu niimoodi ei figureeri, väga mingid intekaid ei anna, et austan seda, et inimesed austavad minu privaatsust. Et jah, hetkel on minu identiteet seotud korvpalliga, aga kindlasti kui see läbi saab, siis tahaks minna mingist täitsa teises suunas, et tahaks midagi täitsa spordivälist, et tegelikult ma olen siin mõelnud järgmine aasta, kuna meil on ülikooli sats, siis meil pakutakse seal mingit lühikursusi asju, et päris täiskohaga ülikooli see tundub nagu liiga suur samm, aga seal on mingid paarinädalased mingid kursused erinevatel teemadel, et miks mitte? Tegelikult aega on, et hakata kuskilt pihta, et isegi kui mul mingit ideed ei ole, võib-olla mida ma õppida tahaks või mis suunas ma minna tahaks, et lihtsalt seal need mingid väiksemaid asju, sellised väiksed ampsud, et äkki tekib mingi huvi ja süttimus, mingi tuli ja mingi kirg mingi muu asja vastu, aga hetkel olen ma üritan tervena püsida ja korvpalluri karjääris nagu hakkama saada, et see on igati hea mõte. Ei, ma arvan, muidugi kui võimalus on niimoodi teha neid mingi väikseid kursusid, ma arvan, see nagu juba nagu silmaringi avaldamiseks kulub ära, et ma soovitan ka. Aga jah, väga tore jutuajamine oli siin. Nüüd me peame siin ühe sportliku sooritusega tegema, et saada siia tulemusku kirja. Ma viskan ka, kuna ma ei ole nüüd enam alaline saatejuht, siis ma ikkagi oleks ilus,
kui ma võtan ka osa sellest, mille ma ise välja mõtlesin nagu enam-vähem on ju, et paneme siin pallid ja korvid sooja ja vaatame siis, kes kui palju palli läbi rõnga saab, kui saab. Eks. Oi, kuule! Pingelangus. Nüüd on lõva, jah. Sa enne ütlesid, et sa lähed suured peale ja proovid ühte ja said oma ühe kätte, nii et nüüd on juba ülejäänud on boonuse. See on täiesti praegu. Kuule, lubav on. Esimene oli mulle, ülejäänud on fännidele. Oho, kuule 50% on praegu. Pole paha, jah. 5-st 2. Nii. 6-st 3. Nii. 7-st 3. Tegelikult ma oleks juba sellega väga rahul. 8-st 3. Ma olen selgelt üle ootuste praegu sooritanud. No. Oi. Ei, lõpp hakkab ära vajuma nagu ikka. Väsimus ka. Käsi jääb kangeks. Oi. Kuule, 10-st 3. Ma olen selle 3-ga väga rahul. Ma olen ka, noh. Nii, ma proovin siis ise ka. Siin kogu aeg kommenteerin, kuidas teised viskavad, aga vaatame. Sa vaparad üle pihta. Ma lootsin ka, et saab pinge maha, aga ei. 2-0. Algus ei ole hea. Ei, kuule, 3-0. Hakkan siin palli ja korvi süüdistama vaikselt juba. Hinga ka paari viske vahele, sa vahed järjest nagu masin. Nii, 4-0. Ei saa. Kurat, küll. Mõtlesin ikka raske mängu välja. Nüüd joone lähemale panema. Õnneta, jah. Ühe võiks ju kirja saada ikka. Ei andesta. Ei andesta üldse. Mõtled küll, et koduväljak vaata, aga... Ei! 2 katset veel ei saagi ühtegi või? Kui nii õnnetu ei saa, me peame uuesti tegema, nii ei saa. Cut. Täielik katastroof, aga noh. Oleme siis ausad ja jäin nullile. Ei no tead, ma ei hakanud siin ikkagi oma mäng, siis oleks ma hea tulemuse saanud, siis oleks natuke sohk olnud, vaata. Nii et jääb siis 10-0. Kahju küll, aga siin näed, vähemalt külaline tegi hea tulemuse. See on nii tähtsam. Aitäh tulemust! Purgis.